Nii, väga hästi. Nagu ma ütlesin, siis kogu päev käib minu kella järgi ja minu kell hakkab juba saama 12:20. Kellel veel soovi ja tahtmist, siis palun täitke tassid, taldrikud ja klaasid ning siis saame minna edasi oma inspireeriva teekonnaga. Aga me siin vaikselt hakkame peale ja kõik, kes veel tulevad, need tulevad. Et nüüd räägime kahe inimese loost. Esimene nendest on meie loomekobara kogukonnajuht Kai Tarmula. See mikrofon on nagu oluline, ei ole? Natuke võib Kai. Okei. Oskab küll. Nii. Jeesus. Kus see siin töötab? Ei, pane mulle esimene pealkiri, hakkame alustama. No, mine tagasi. Palun, nii. Tere kõigile ja ma just ütlesin Reelikale ka, kuidas üks 50 räägib nagu 20 minutiga oma elust, no tulge taevasappi. Aga, ma panin täna selle hommikul selle slaidiprogrammi meelega kokku, sellepärast, et liiga palju on juhtunud, mis on olnud väga märgilise tähtsusega minu nõnda haridustees või minu elu või üldse minu otsuste disainimisel, siis see sõna tuli minu koolist, kus ma praegu õpin, milleks on Eesti Kunstiakadeemia. Ja ma astusin sinna kooli, kui ma olin üle 50 ja sinna nüüd me alles jõuame. Aga, sest normaalsed inimesed ei tee selliseid otsuseid. Aga ma väga soovitan. Ja see, mida ma õpin, on sisearhitektuur ja see on väga reeglitega maailm. Seal on kokkulepped, seal on need kokkulepped, mida arvestatakse selles maailmas, seal, mida me elame Eesti Vabariigis, sa ei peta sellega mitte kedagi. Ja et saada sisearhitektuuris tase 6 pead sa seda siis sesoonõppes õppima 4 aastat. Aga kõigepealt tuleb sinna kooli sisse saada. Sest nagu koolis ise öeldakse, et Eesti Kunstiakadeemia on butiikkool ehk et grupid ei ole suuremad kui 13 inimest. Sest see õpe on kõik väga individuaalne. Ja nende otsustega, mida me siis oma projekte või oma õpiteekonda läbime, ongi see, et kui ma otsustan, siis ma vastutan. See võiks olla nagu kõigil kuklas, ükskõik mida ta oma elus, millised otsuseid ta teeb. Aga mina tahtsin saada näitlejaks. Ja ma ei leppinud mitte millegi muuga see, kui minust ei saa näitlejat. Ma olin lõpetanud gümnaasiumi, käinud teatristuudios ja kõik algab meie õpetajatest. Meil oli lihtsalt nii üliäge õpetaja. Ma olen käinud kõikidel festivalidel Euroopas, võtnud teatriprojektidest osa Taanis, igal pool mujal ja kohtunud äärmiselt ägedate inimestega. Ja rahvusvaheliste projektide eelis on see, et kaasatakse ka nõnda oma riigi professionaalne. Ehk ma sain ka hiljem käia õppida parimate koreograafide ja lavastajate juures. Ja juhtus see, et kui ma olin lavakunstikateedri sisseastumiskatsetel viimases voorus ja reeglina nagu iga lavastaja või ütleme õppejõud, kes siis sinna oma õpilasi valib, jätab lõppvooru tavaliselt mingist tüpaažist kas 2 või 3 inimest. Noh, ma ei tea, osad on seal nagu ekstraverdid, introverdid, osad on sellised kõik ühesõnaga kari erinevaid noori. Ja ma ei saanud sisse. Sisse said Mait Malmsten, Ago Anderson. Ja ma pean ütlema, et ma olen nendega sõber siiamaani, sest eksamiperiood ei olnud lihtne. Meid solgutati nii palju, kui vähegi said. Ma ei ole elus selliseid hüppa, jookse, katse, laula, tee, ütle midagi, rooma kuhugi. See oli üliäge, aga ma ei saanud sinna sisse. Mu hing pidi seest välja kukkuma too hetk, sellepärast, et ma pidin ju näitlejaks saama. Ja siis
läks minu jaoks veel põnevamaks, sest avanesid need uksed, mille ma ise lahti lükkasin, sest Eesti Harrastusteatrite Liit tegi väga head tööd. Minu õpetajateks said Merle Karusoo, Toomas Lõhmuste, et ma olen saanud ainult parimatelt. Aga mis mul puudus? Sa pole ju koolis käinud. Sul ei ole kõrgharidust. Et meie haridussüsteem kogu aeg lükkas seda minu jaoks, et ma ei ole nagu seda väärt, mida et tähendab, mul ei ole seda level up'i või seda kõrget tunnustust või nõnda dokumenti, et väärida seda, mida ma teen. Aga ma õppisin väga palju ja andsin seda ka edasi noortele ja minust sai eneselegi teadmata ja endale aru andmata lavastaja. Ma ei julgenud seda mitte kuskil kõva häälega öelda. Ja kui me hakkasime võitma teatrite festivale ja mina tegin muusikali ja ütlesin, et kus me lindistame, et me esimesi, praegu kui me oleme neid etendusi teinud, on kõik laivis. Meil on live band, me ei lindista midagi ette, sest see teatri ime sünnib alati nüüd, praegu ja koha peal. Aga oma esimese etenduse ütlesin koolidirektorile, me peame stuudiosse minema. Ahah, kuhu te siis minna tahate? Ütlesin, ma ei tea, Linnahallis on stuudio, me läheme sinna. Ja me läksime. Ja meie laulud olid Kuku Raadio edetabelites. Ja seepärast, et ma mõtlesin lihtsalt suurelt ja väiksemat ei olnudki nagu, mis mõttes. Ja need noored, kellega ma nagu koos hakkan töötama ja töötan siiamaani, oli minu põhimõte see, et kui ma teen mingi lavastuse, peab see olema lihtsalt nii kuradi hea. Et ERR-i õhtustes uudistes öeldakse, ja nüüd lähme täna oma kaameratega Haapsalu kultuurimajja, siin on sündimas üks etendus. Ja sündiski. Ja minuga tulid kaasa, sest ma ütlesin ka, et noortel on vaja alati tuge. Ma võtsin kaasa need Haapsalust pärit muusikud, Anti Kammiste, kõik, kes meil seal võtta oli. Ja nemad saatsid, sest et laul läheb lahti trummarist. Ja laulu hoiab koos trummar ja bass. On ju? Yes. Ehk, et kõik see tervik pidi kandma. Hea heli, hea kostüüm, hea valgus, trenn. Sest ma ütlesin noortele ka, ma luban teile, te ei lähe lavale mitte ühtegi asja läbi harjutamata, vaid laval kannab teid sõbrad adrenaliin. Ja oi, kui hea on adrenaliin ja see viib teid kaugele. Ja need noored, ma olen teinud nüüd 6 etendust ja need noored võib-olla ei tegele teatri ja muusikaga mitte kunagi oma elus, aga nad teavad vähemalt seda, et kui sa midagi teed, siis tee hästi. Sest et nagu me EKAs praegu vanemate kolleegiga räägime, et viitsi sitta teha, nagu päriselt ka. Et kvaliteet. Ja ma arvan, et sellest ma võin nagu praegu öelda, kuna ma õpin nagu disaini, et sellest algas nagu see, et need etendused pidid ka minu jaoks olema visuaalselt ägedad, haaravad. Et selleks on vaja valgust, head kostüümi, head valgusmeistrit, head helitehnikut. Et kõik see tervik peab nagu kokku jooksma. No mul ikka ei olnud haridust. Ei ole siiamaani selles mõttes nii teatrialast, aga ma ei eksi reeglite vastu, mis on teatrimaailmas nagu pühad. Ma ei astu üle kokkulepetest, sest minu õpetajad on mind õpetanud ja ka nad ei surunud kätt mulle võib-olla selle haridusministeeriumi selle allkirja, seda mul ei olnud, eks ju. Aga mis siis? Vähemalt midagi ei ole tehtud valesti, et need kõhklused on saanud nagu kinnitust. Ja kõik projektid, kuhu ma olen nagu edasi sattunud, need on väga palju olnud. Siis ma võib-olla liigun nagu elumuutvat lihtsalt seda, et ma läksin kooli 27-aastaselt. Ma läksin lihtsalt selle pärast, et mu CV-sse oli lõpuks vaja lisada Haapsalu esimese keskkooli järele nagu mingi järgmine rida. Ja ma päriselt ei teadnud, mida õppida. Ja ma nagu tahtsin, mõtlesin, et okei, teatrit ei õpi, no ma ei tea seda, ei see mind ei huvita, see ei huvita. Mida Pärnus õppida saab? Kolledž. See on väga hea kodu kõrval, mugav hea käia. Ja läksin siis Pärnu kolledžisse ärijuhtimist. Kõva ärijuht, ma ütlen teatri, eks ju. Aga
kõik nagu õpitu sai nagu selles mõttes kinnitust ja see oli kommuun. Sealt tulid uued tutvused, uued kontaktid, sest Eesti Vabariik koosneb ainult kontaktidest. Ja see on olnud minu trumpäs. Et ma ütlesin ka, et ükskõik mis ma teen, kas või praegu kooli lõpetades ma ütlen ka, et no vähemalt ma tean vähemalt 10 inimest, kellel on 10 aastat elutoas remont tegemata. Et selles osas on mingid asjad elus kindlad, eks ju, mitte ainult surmemaksud.